Tere tulemast minu Venemaa ja Ukraina blogisse. Täna räägime rahuläbirääkimistest Ameerika ja Ukraina vahel, samuti läbirääkimistest Venemaaga, kas Venemaa on rahuks valmis, mida arvavad ameeriklased, kas 800 miljardit, mida Euroopa Liit soovib eraldada turvalisuseks ja julgeolekuks on piisav, mis on Venemaa sõjaeelarve, sanktsioonidest Venemaa vastu, valimistest Ukrainas ja paljust veel. Aga palun vajutage subscribe ja like, sest siis te saate teada uutest videodest, mis tulevad. Tavaliselt proovin neid teha siiski kolmapäeval, laupäeval ja samuti levib see ka teie sõpradele. Aga alustame teisipäeval toimunud Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahelistest läbirääkimistest. Neid on raske nimetada rahuläbirääkimisteks, sest otseselt ei ole ju Ameerika Ühendriigid osapool, ta on ainult läbirääkija, läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel ei ole toimunud, samuti ei ole toimunud tegelikult Ameerika ja Venemaa vahel lõplikeid läbirääkimisi tingimustest, millega võiks siis rahu saabuda. Et ütleme, et olid teisipäeval läbirääkimised Ameerika ja Ukraina vahel ja seekord läks kõik väga positiivsetes toonides ja anti välja ka koos avaldus peale läbirääkimiste lõppu. Ja avalduses toodi välja järgmised punktid, et esiteks lepiti kokku selleks, et oleks ajutine sõjategevuse peatamine ehk siis relvarahu 30 päevaks ja alates kohe. Ukraina loomulikult sellega nõus, kuigi Ukraina rõhutab ka seda, et see relvarahu ei saa olla sellisel kujul lõplik, ilma kui ei ole selgeid julgeolekugarantiisid ja selget rahuplaani, et see on pigem indikatsioon sellest, et Ukraina loomulikult soovib saavutada rahu. Teise punktina lepiti kokku, et on prioriteet nii röövitud laste kui ka sõjavangide vahetuses ja tagasi Ukrainasse toomises ehk siis humanitaarpool. Kolmandaks, Ukraina on öelnud loomulikult, et ta ei saa tunnistada territoriaalseid järeleandmiseid, aga ega Minski lepingute puhul õigemini ka Ukraina ei tunnistanud, et on valmis loobuma territooriumitest, vaid konstateeriti, et de facto on territooriumid okupeeritud, aga de jure need jäävad loomulikult Ukraina osaks. Ja samuti lepiti kokku sellest, et Ameerika Ühendriigid jätkavad relvatarneid ja koheselt ja on juba ka öelnud nii Ühendriikide esindajad kui ka Poola, et tarned on tõesti jätkunud. Jutt on siis sellest viimasest 10% kogu abist, mille eraldas president Biden, aga mis ei jõudnud veel kohale Ukrainasse. Uutes pakettides praegu juttu ei ole olnud ja mis on väga oluline on ka see, et on taastunud jälle luureinfo edastamine. Ja kuigi Ameerika Ühendriigid väitsid, et luureinfo on katkematult kogu aeg Ukrainani jõudnud, mis puudutab kaitsetegevust, siis väga tähtis on ju ka see, et osa kaitsetegevusest toimub ka Venemaa pinnal ehk siis teadmine, millal tõusevad õhku lennukid ja kus on õhutõrje. Ja tegelikult oli juba näha, et kuidas luureinfo puudumine Venemaa territooriumi kohta ilmselt ka mõjutas Kurski positsioone. Ja paraku on ukrainlased olnud sunnitud taanduma Kurski oblastist. Praegu on veel arusaamatu, kui suures mahus või kui suur territoorium on veel Ukraina kontrolli all, aga üsna kiiresti on olnud sunnitud taganema ja väidetavalt ka sellepärast, et ei ole piisavalt operatiivselt olnud infot, mida varem edastasid ka Ameerika allikad ja paraku Prantsusmaa on väga kena, et pakub oma luureinfot, aga siiski on Ameerikal praegu kõige täpsem, operatiivsem ja parem ülevaade toimuvast. Ja samuti Kurskist on taganetud, president Zelenski on öelnud, et see on selleks, et säilitada Ukraina elusid, aga selge on ka see, et Putin on intensiivistanud pealetungi selleks, et kui üks hetk peaks ka olema kokkulepe, et on vaherahu või lõplik rahu, millesse on praegu indikatsioone küll ei ole, fikseeritakse ju need piirid teatud hetkeseisuga. Ja loomulikult on Venemaal väga tähtis, et see hetkeseis oleks see hetk, kus on võimalikult palju territooriumi ikkagi Venemaa kontrolli all. Ja kaasa arvatud Kursk loomulikult ei kavatseta fikseerida seda, et osa Kurskist on Ukraina vägede kontrolli all. Ja sellepärast samuti proovib Venemaa võimalikult intensiivselt siis praegu peale tungida kõigil võimalikel rinnetel.
rahuläbirääkimistes või nii-öelda rahuläbirääkimistes Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahel ei puudutatud enam seda teemat, mis on valimised, ehk siis kuigi pildile keegi tundmatu allikas ütles, et nõue on see, et Zelenskõi astuks tagasi, see on just näide, miks ma ei usu, ei lähtu, ei tsiteeri ka oma Delfi sõjaraportites tundmatuid allikaid, et keegi ütles kellelegi kuskil. Oli kunagi Majakovski ütles, et kui tähed süttivad, siis järelikult seda on kellelegi vaja, et kui ei ole teada, kes on see allikas ja kas ta seisab oma sõnade taga, siis on teda väga kahtlane ka tsiteerida. Et siis, kui oleks ka olnud nõue valimisteks, siis endiselt ei oleks mitte midagi muutunud. Ukraina ei saa läbi viia valimisi sõja ajal. Äärmisel juhul saab astuda tagasi president Zelenskõi vabatahtlikult ise ja sellisel juhul läheksid volitused üle spiikerile, Ülemraada spiikerile, kes on siis täna Ruslan Stefanchuk. Ruslani ma tunnen juba ammu aastast, ma arvan, 2018, kui me mõlemad veel kohtusime tulevase president Zelenskõi valimisstaabis ja Ruslan on väga tugev spiiker, aga ma olen päris kindel, et tal ei ole endal ei olla ambitsiooni presidendi kohusetäitja, kui ka selline plaan ei ole tegelikult jätkusuutlik ja õnneks seda rohkem kui ei nõuta. Kuigi oli vahepeal spekulatsioonid, et on käinud Porošenko ja Julia Tõmošenko Ameerika Ühendriikides Valge Maja esindajatega kohtumas. See on jälle selline, keegi ütles kellelegi kuskil, nad võisid kohtuda ja nad tegelikult on väga aktiivsed lääne suunas ja Tõmošenko on alati proovinud väga häid suhteid hoida ka läbi oma lobistide Valge Majaga, et seal ei ole mitte midagi uut, aga see ei tähenda, et oleks räägitud sellest, et peaksid toimuma erakorralised valimised ja isegi kui toimuksid, ei oleks kindlasti mitte Porošenko ja eriti mitte Tõmošenko nendes favoriitide esiridades. Et Porošenko toetus on praegu alla 10%, erinevad reitingud näitavad 6-7 kanti ja Julia Tõmošenkol on olukord veel palju keerulisem, et tal on praegu erinevate arvamusküsitluste järgi umbes 4% toetust ja see on tegelikult ajaloo kõige madalam. Et on alati öeldud, et on selline kindel valijaskond Tõmošenkol, ukrainlased nimetavad seda jadernõ elektoraat, mis on olnud pigem 8-9% kanti, et praegu tõesti uutel valimistel ei oleks küll mingit võimalust tõenäoliselt, imesid juhtub ikka Julia Tõmošenkol, aga õnneks veel kord ei ole olnud küsimust enam uutes valimistes või ei ole ka USA esindajad nõudnud seda. Mis on aga paraku kurb on see, et vahepealset luureinfo puudumist kasutas ära ka Venemaa ja selleks, et rünnata mitte ainult Kurski positsioone ja sõjarinnet, vaid ka tsiviilobjekte ja tegelikult, kui te kujutate ette Harkivit, Harkiv on 1,5 miljoniga linn, oli enne laiamahulist sõda. Praegu on alla miljoni, siis see linn on kuskil 40 kilomeetrit piirist. 40 kilomeetri läbimiseks ballistilisel raketil, me ei räägi isegi mitte minutitest, mis kulub, et tegelikult seda alla lasta, kui ei ole infot juba tema õhku tõusmise või stardi kohta on suhteliselt raske ja tegelikult Harkivis elanikud ise, nad isegi ei varju enam varjunditesse, sest ütlevad, et kuigi õhuhäire on kuulda, siis esiteks, kui see peaks olema ballistiline rakett, on juba liiga hilja, et me lihtsalt ei jõua varjuda. Ja kui see ei ole ballistiline rakett, siis nad võivad lennata ka kuskile üle Harkivi teistesse piirkondadesse, et tegelikult selline eelinfo saamine on väga oluline. Ja praegu tõesti olen rääkinud, ei saa vist nimetada veel nimepidi, aga teemal Starlinkidele alternatiivsete sidevahendite Ukrainasse tarnimine, ehk siis kuigi ka Starlink ei ole öelnud, et ta peaks katkestama, kavatseb katkestada või on katkestamas ühendust Ukrainas ja on ka Marco Rubio rõhutanud, et seda ei ole juhtumas, on alati hea teada, et kas on mingeid alternatiive ja täitsa praegu oleme huvi pärast teatud terminalidega katsetamas, et kas on alternatiiv olemas, tundub, et on. Nüüd aga on Euroopa Liit öelnud, et ollakse valmis eraldama 800 miljardit
Euroopa kaitsevõimekuse tõstmiseks ja kas see 800 miljardit on palju või vähe. Loomulikult on seda heidutamiseks palju, selles mõttes, et ega siiski Vladimir Putin ei alustanud ka sõda, arvates, et tema vastas seisab väga tugev Ukraina koos kõigi partneritega, kes selgus, et on täiesti olemas, vaid siiski sõda alustati 3-päevase või kiire võidu nimel. Et selles mõttes on loomulikult 800 miljardit heidutuseks palju. Kui me vaatame aga väga huvitavat sellist analüüsi, ISC tehtud ja just praegu hiljuti avaldatud, siis üks asi on see, kui palju Venemaa kulutab täna reaalselt sõjategevuseks numbrites. See number on üle 140 miljardi, 42% nende kogu eelarvest läheb julgeolekule. Tegelikult küll nii ründamiseks kui repressioonideks. Aga mis on väga oluline tegelikult, mida ei ole arvesse võetud väga paljudes analüüsides, kui on nimetatud seda numbrit, kas 100 miljardit või 140 miljardit, ei ole arvesse võetud võimekust ehk siis ostujõudu, kui palju selle raha eest saab tegelikult seal maal kaupasid, ehk siis purchasing parity, PPP. Et kui näiteks on vaja maksta palka teatud sõjaväelastele, kui on vaja toota teatud relvi, siis kui palju saab teatud raha ühiku eest. Ja see on väga oluline, sest tegelikult tööjõukulud näiteks kuskil Saksamaal või Venemaal on täiesti erinevad. Ja kui nüüd tõesti taandada Vene kaitsevõimekus või ründevõimekus ja 140 miljardit PPP kaudu ostujõule, siis see on tõesti kordi suurem. Ehk siis kuigi see number tundub väiksem, oleks tegelik number vastavalt ISC analüüsile üle 400 miljardi. Ehk siis kui palju relvi ja inimesi saab selle raha eest. Ja ma panen ka lingi alla videole sellele analüüsile, et saate täpsemalt uurida ja mõelda, mida on mõeldud. Aga vaatamata sellele, kas on 146 miljardit, mis on Venemaa kaitse-eelarve või see on 400 miljardit, on kindlasti 800 miljardit heidutuseks oluline. Ja mis on ka heidutuseks oluline on see, et Euroopa on hakanud väga selgelt taanduma oma nendest varasematest punastest joontest ja oli huvitav näha, kuidas välisminister Sergei Lavrov oli peaaegu et nagu solvunud selles, kuidas Prantsuse president Emmanuel Macron julges kasutada tuumaheidutust ehk siis seda, et kas võiks äkki laiendada ka tuumakaitse või nuclear umbrella ka teistele Euroopa Liidu riikidele ja et kuidas nad võisid seda teha, sest tuumaheidutus on alati olnud selline Nõukogude Liidu ja pärast Venemaa arsenalis, et kuidas nad võivad vastata samade ähvarduste või meedetega. Et tegelikult heidutus on endiselt väga oluline ja see, et see 800 miljardit ka eraldataks ja et loodaks kindlasti paremad kaitsevõimekused ja ka kaitseinnovatsioonivõimekus, et tegelikult praegu on väga-väga kiire tsükkel on see, mis toimub areng. Ehk siis sisuliselt, kui Eestis toodetakse droon näiteks, siis kuni see droon saab strateegilise kauba loa, kuni ta viiakse Ukrainasse, kuni ta jõuab rindele, kuni ta jõuab läbi viia teatud operatsioonid, tuleb tagasiside jõuab Eesti insenerideni, läheb uus toode teele, see on liiga kaua. Ehk siis Ukrainas toimub see toote-tsükkel või arengutsükkel ööpäevadega. Ehk siis hommikul läks droon välja, edasi tuli operatiivselt samal päeval või õhtul info juba arendajatele, tootearendajatele, praktiliselt järgmisel päeval läks uus droon teele juba rindele. Et tegelikult lisaks sellele, et on raha, on meil väga vaja ka luua need tingimused, kuidas kaitsetööstuse innovatsioonitsüklit oluliselt kiirendada, et need samad droonid võiks Eestis juba testida ja et oleks ikka erinevad elektroonilise sõjapidamise vahendid, mille vastu testida, et oleks polügoonid, kus saab lennutada, et see toote arengutsükkel oleks palju pikem. Ma ei hakka isegi rääkima erinevast tehisintellekti kasutusest, kaitsetööstusest ja uuest AI Actist, aga et ühesõnaga 800 miljardit on, ma arvan, väga selge sõnum, kui see tõesti hakkab ka teostuma. Millised on aga meeleolud Ameerikas ja Venemaal ja Ukrainas? Ukrainas on tõesti see Valge Maja
kriis, millest nüüd on juba kõik hakanud toibuma õnneks, on koondanud ukrainlased, nagu ma ennustasin, oma presidendi selja taha ja Zelenski toetus on praegu 67% ja välisvaenlane nii-öelda või välisvastupanu on alati tekitanud ukrainlastes sellise liitumise või ühtsuse tunde. Samal ajal on aga väga tähtis see, et Ameerika Ühendriikides, kui me räägime meeleoludest inimeste seas, siis tegelikult Ukraina sõda paraku ei ole kindlasti mitte üks prioriteetidest, mille üle pead murrab või mis on nii-öelda punane joon Ameerika valijale. Et neil on täiesti omad siseriiklikud teemad ja see kuidagi ei saa saatuslikuks Trumpile eraldi võetuna, kas ta toetab Ukrainat, kui palju, millises mahus, võib tekitada pahameelt, aga on omad teemad, tariifid, inflatsioon. Ja siin on üks väike tabel, kus on näha, et tegelikult isegi kui Economist tegi oma küsitlust, siis sõda ei ole mitte alati isegi jõudnud küsitluse põhipunktide sekka, et kuidas Ameerika elanikkond suhtub Ukraina sõtta. Aga samal ajal on ka näha tegelikult, et Trumpi poliitika praegu on minemas väga selgelt eemale sellistest demokraatlikest põhimõtetest ja ei ole põhjust arvata, et see on juhuslik või et ainult mingid otsused on olnud sellised mittedemokraatlikud või väga populistlikud, võib öelda, või läbimõtlematud teiselt poolt, vaid on täiesti tõenäosus, et see tendents süveneb. Venemaal aga on enamus rahvast arvab endiselt, et peaks olema vaherahu, aga vaherahu sellistel tingimustel, et Venemaa tunneb, et ta võidaks. Eraldi aga tahaksin paar sõna rääkida sellest punktist, mis puudutab tsiviilvangide, sõjavangide ja laste tagasitoomist ja vahetust. Et meie MTÜ Herojem Slava on tegelenud üle 1,5 aasta, juba varsti saab 2 aastat, küüditatud laste otsimise, leidmise ja tagasitoomisega. Nii palju, kui neid on võimalik olnud tagasi tuua, sest Venemaa ei ole neid tõesti tagasi andnud. Üle 20 000 lapse on teada nimeliselt, et on küüditatud Venemaale. Me oleme koos Ukraina inimõiguste volinikuga koostanud andmebaasi, kus on kõikide laste kohta nii palju infot, kui meil on võimalik olnud tuvastada. Ja aina keerulisemaks läheb tegelikult Ukraina laste koju tagasitoomine, sest ühelt poolt ajaga on neid raskem üles leida. Nad viiakse erinevatesse Venemaa nurkadesse, neile antakse uued passid, neid venestatakse, ehk siis vene kultuur ja kõik see tohutu ajupesu, mis sellega kaasneb. Ajupesuga selles mõttes, et Ukrainas ei ole teid vaja, Ukraina on teid maha jätnud, mis väga tihti ei ole loomulikult tõsi. Ja samuti lapsed muutuvad ajas ja kas otsida 2-aastast last või ta on juba 6-aastane on väga raske. Lapsi ka lapsendatakse ja Venemaa poliitika on praegu see, et võimalikult kiiresti tuleb lapsed lapsendada, muuta nende nimed ja võib-olla nad ei saagi kunagi teada, et nad on tegelikult Ukraina päritolu lapsed olnud. Ja sellepärast see üks punkt laste tagasitoomine, et tsiviil- ja sõjavangide tagasitoomine on tohutult oluline. Et kui me nägime Vene opositsionääre, kes vahetati vangide vahetuses tagasi, tegelikult Ilja Jašin ja Karamurza kurtsid ainult, et olid võib-olla kehvad toidud ja mingid kehvad olud, aga neid koheldi siiski täiesti erinevalt, kui koheldakse Ukraina sõjavange. 95% Ukraina sõjavangidest on piinamise ohvrit ja piinamine, see tähendab nii füüsiline piinamine kui ka meditsiiniabi mitteosutamine, kui ka näljutamine ja see on tohutult raske on vaadata neid sõjavange, kes Ukrainasse tagasi tulevad. Ja samal ajal ka lapsed, kes tagasi tulevad, keda oleme tagasi toonud, et väga paljud, ma tegelikult ütleks, et kõik on vajanud psühholoogilist abi ja iga lapse taga on ju mingi tragöödia, et nad on ju ära võetud vanematelt. Meil oli olukord, kus vanaema läks läbi kogu Venemaa lapsele järgi, kuna ema oli vanglas, kuna ta oli Ukraina-meelne ja oli okupeeritud territooriumitelt ära viidud. Laps elas vanaemaga, aga vanaema oli nii kõnnelik, et ta lapse tagasi sai, kuigi nad edasid edasi pommistamiste all Hersonis. Ja iga lapsega on tegelikult oma tragöödia. Ühe lapse me tõime ära enne, kui ta oleks sattunud Vene sõjaväkke ja oli tõesti 3 kuud enne seda, kui oleks saanud
18-aastaseks ja see oli talle tõesti tohutult liigutav oli, kui me läbi Eesti teda tagasi tõime, siis iga kord, kui ta nägi Ukraina lippu või tihti ka Eesti lippu, ta praktiliselt nuttis, sest ta sai aru, et see oli tema viimane võimalus pääseda tagasi koju. Et sellepärast see punkt lisaks relvarahule ka laste ja vangide tagasitoomine, see on tohutult tähtis. Mitte ainult humaansuse mõttes, vaid ka selles mõttes, et see on üks osa Ukraina rahvast, kultuurist, identiteedist ja on nimetatud ju ka genotsiidiks just nimelt laste küüditamist. Ja kuidas Venemaa on proovinud teadlikult hävitada teatud rahvast ja see peaks meile ju väga lähedane ja tuttav olema. Aga loodame, et nüüd praegused läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahel tähendavad vähemalt seda, et kirjutatakse alla maavarade leppe, mis küll omaette ei tähenda midagi, ma olen rääkinud sellest juba paaris varasemas videos, panen ka lingi alla, aga see tähendab seda, et on eesmärk jõuda juba siduvamate lepinguteni, isegi kui see ei tähenda julgeolekugaranteesid, aga siiski tõesti Ameerika Ühendriikide huvid suurenevad Ukraina vastu. Kirjutatakse loodetavasti alla ka krediidileping, mis on praegu G7 riikide poolt ja Maailma Valuutafondi poolt allkirjastamisel. Et ei hakka enam tekkima sellised katkestused erineva tarnega relvastuse suhtes, eriti tähtsate õhutõrjerakettide suhtes, samuti luureinfo suhtes. Ja et see on järgmine samm selleks, et USA äkki hakkab siiski survestama ka Venemaad ja survestama Venemaad omalt poolt relvarahuks ja edasi rahulepinguks ja survestada saab ta eelkõige läbi sanktsioonide pangandusele täielike, mitte nagu praegu, kus on ikkagi augud ja lekib, läbi parema sanktsioonide kontrolli. Endiselt tegi Ukrainska Pravda küsitluse, et kui paljud ettevõtted on valmis müüma Venemaale Ukraina rünnakuteks elektroonikat ja tuli välja, et päris paljud ja tõesti paljud ettevõtted siiamaale tarnevad Venemaale sõjatööstuseks vajalikke komponente. Edasi loomulikult varitankerite laevastik, sest ainult osa sellest on sanktsioneeritud ja siit graafikult te näete, kui väike osa see tegelikult on. Mis omab tõesti mõju nii naftatarnetele kui ka hinnale ja loomulikult igasugune surve siis Venemaa presidendi lähikonnale selleks, et tegelikult selleks sõjaks ei ole laiapõhjalist rahva toetust. On passiivne toetus nendele, kes ärge segage mind selle poliitikaga, kui Putin ütleb, et on sõda, no las ta siis olla, parem kui ei oleks. Ja samal ajal on ka majandus selgelt saamas lööke ja ma arvan, et see aasta, kui on ka juba Venemaa heaolufond tühjenemas praktiliselt ja Venemaa mõistes tühjenemas ja nad on veel mõnikümmend miljardit, mis on vähem kui poole aasta sõjaeelarve, siis on ka tekkimas üha rohkem seda sisemist survet, et aeg on ära lõpetada ja vähemalt mingiks ajaks mingitel tingimustel teha vaherahu, kui see ka ei ole püsiv rahu, aga nagu me nägime tegelikult peale Minski lepinguid, ka see vaherahu andis Ukrainale väga olulise aja, et ette valmistuda, et saada palju-palju tugevamaks ja see peaks andma ajaga Euroopale mitte oodata, vaid muutuda väga palju tugevamaks. Nii selle 800 miljardiga, mida eraldab Euroopa Liit, kui ka selle 500 miljardiga, mida on otsustanud eraldada Saksa valitsus, kui ka meie kõigi enda toetusega. Et see on väga tähtis, et mis tahes lahendus ei oleks Ukrainas. Me peame tugevdama oma kaitsetööstust, muutuma ise tugevamaks, olema ise heidutuseks. Ma loodan, et praegune läbirääkimiste käik annab alust natukene rohkem loota, et jälle valgus tunneli lõpus võib kunagi kätte jõuda ja see ei olegi vastu tulev rong. Suur tänu kõigile ja palun, kui leiate, et olen väärt seda, siis vajutage like ja subscribe, sest siis see video jõuab ka järgmiste kuulajateni ja teie saate teada, kui tulevad uued videod. Aitäh!